Südamlikud tervitused, armsad valgusolendid ja tere tulemast Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liisa Reinut ja meiega on taas Toomas oma põnevate lugudega, nii et annangi sõna sulle ja mis on toimunud vahepeal? Mida põnev? Tere, minu nimi on Toomas. Ja vahepeal on päris põnev olnud selles mõttes, et ma võtsin kätte ja käisin ära Egiptuses, nii-öelda astraalis. Ei, ma kuulsin, no see jutt jah, et seal püramiidi all on 600 meetri sügavusel seadmed, eks ju, mis ilmselt genereerivad elektrit või mingit muud energiat. Siis, aga oli selline video, kus leiti, seal on niisugune nagu maa-alune linn, sealt maa-alusest linnast leiti üks sarkofaag, kus oli siis sees tumedanaaline pikka kasvu mees, kes oli siis nagu nii-öelda pool elus, pool surnud, eks ju. Ja mõtlesin, et see on väga tore, et ma peaks ka minema rääkima temaga. Ja panin kohe ajama. Ei, ma kontrollisin, et kas see on nagu päris, et noh, meil liigub igasuguseid jutte siin. Okei. Ja olen nagu ise mõtlen, et okei, ma lähen nüüd delegeerin ennast sinna kohale, ise mõtlen, mis asja ma üldse räägin temaga. Mul ei olnud nagu õrna aimugi. No läksin kohale ja saad aru, täitsa nagu keegi oleks minu eest ütlen talle, tere poeg. Saad aru, tema ütleb, oi tere isa, sind ei ole tükk aega näha olnud. Siis ma mõtlen, aga mis ma nüüd ütlen? Siis ja niimoodi nagu tuleb nagu minu seest. Räägi, kuidas on ettevalmistused kujunenud? Ütleb, ja ettevalmistused on väga hästi läinud. 51% püramiididest on aktiviseeritud. Väga põnev info muidugi. Kuna ma ise tundub, et olen selle, nagu see isa, olen projekti juht, eks siis on ju loll küsida, milles asi on. Nii ma ei saanudki teada. Ja siis kiitsin teda ja ütlesin, ja väga tubli poeg ja nii edasi, eks ju, ja nii ühesõnaga, ja siis läksin ära. Ja siis ma rääkisin puuga. Puu ütles mulle, kuule, et ära seal väga kaua ole, et ta saab aru, et sa ei ole tema isa, eks ju. Nii et mingisugune muutus läbi püramiidide, neid on ikka kõvasti tegelikult meil siin ju. Et oli ju mingisugune video näiteks, et sfinksi kõrval on veel teine sfinks olemas ja nii edasi. Et võib-olla tõesti mingi alus seal on selle jaoks. Aga jah, ma ei tea, mis seal toimub. Selles mõttes praegust ka aeg kiireneb kogu aeg ja meie sagedus tõuseb kogu aeg. Praegust on niisugune tunne, et umbes meeter nädalas, võib-olla sutsu rohkem. Nii et olge valmis. Pange turvarihmad kinni, toas ka. Siis see oli nagu üks selline episood, et ma ei ole sinna tagasi läinud, nagu Puu soovitas, eks ju. Aga midagi globaalselt plaanitakse, kes plaanib ja mida tehakse, ei oska öelda. Siis tahtsin öelda sellest, et võib-olla mõned inimesed ei saa aru, mis oli see eelmises videos, ma rääkisin korraks sellest staatuse muutusest, et ma olen maailma parandajast, muutusin loojaks ja selles mõttes minu igapäevaelu kulgeb umbes samamoodi edasi, reisin edasi, toimetan edasi, et selles mõttes on muutunud nii-öelda kosmiline staatus, aga maapealne tegevus jääb nii, nagu ta siiamaani on olnud, et ei ole vaja karta, et ma ära kaon kuskile või ma ei tea. Ronin tuhugi suure tooli otsa, et nüüd ma olen looja. Mul ei olegi niisugust tooli. Peab Ikeast läbi käima, seal on kindlasti. Siis, nagu ma ka eelmises videos lubasin, ma läksin tõesti parasiitidele koduvisiidile
ja läksin sellest samast suurest portaalist sisse, kus kohast nad tulevad ja avastasin ennast mingisuguses kohas. Ma ei näinud, et see oleks planeet, aga noh, ta kindlasti oli mingil moel, eks ju. Ja seal oli kuskil 8-9 siis tohutut suurt mingisugust tehaselaadset toodet ja nad ei olnud nagu rivis nagu niimoodi, nagu tavaliselt ehitatakse, niimoodi kaootiliselt, et ilmselt neid oli seal eritatud, eritatud erinevatel aegadel ja, ja mõtlesin, et huvitav, et noh, tehased ju töötavad, aga kuskil ju peab noh, toodang ju ladustama ka kusagil, eks ju. Ja siis otsisin natuke, siis ma leidsin ühe siukse ka mingisuguse tohutu suure hoone. Mõtlesin, et huvitav, et paneks sinna kõrvale jalgpalliväljaku, et kui suur see nagu see mastaap on. Ja siis noh, tekitasin sellise ovaali sinna, mis siis vastaks jalgpalliväljaku mõõtudele. Ja see mastaap oli selline, nagu paneks seebikarbi 5-korruselise maja kõrvale sinna maha, eks ju. Et see oli ka... Nii. Ahah. Tulime Vahepeal tagasi. ei pidanud. Vahepeal kadus ära, aga jätkab. Parasiidid hammustasid juhtme läbi. Umbes nii, jah. Küll oli maitsev juhe. Ja sellist isolatsiooni pole ammu saanud, on ju. Ja siis ma muidugi jah, kirjutasin kogu selle seltskonna üle seal ja loodame, et nende tulek siia pidurdub mõneks ajaks vähemalt. Ja muidugi siin oli ka seoses ühe inimesega, kes oli siis, ma ei tea, kas ma sellest eelmine kord ei rääkinud, seal oli ka niimoodi, et ta oli nagu keskel, seal ümber paiknesid sellised nagu tohutud väeüksused või ma ei tea, no ta oli täiesti sisse piiratud. Et kui ma selle mingisuguse organisatsiooni või üle kirjutasin, siis see oli nagu pisike kild sealt kogu sellest asjast. Nii et sellel päeval ma ilmselt tegin oma isikliku rekordi. Ma ei ole uurinud, mitu miljardit seal oli neid, eks. Aga neid oli seal kõvasti ja nii, et natukene ma tunnen, et seda pinget nagu on maha läinud. Rünnakuid on natuke vähemaks jäänud. Ja vahepeal tekkisid uued tüübid siia, niisugused madalamad, kuskil 1,60 m beeži värvi. Aga neid on enne ka olnud. Ma ei tea, kus kohast nad välja ilmusid, aga igatahes tundub, et nad saavad teistega hästi läbi, kuidagi nad seal jagavad, ma ei tea, mida iganes. Ja nii palju siis sellest, nii et see on nagu positiivne uudis. Ja siis on veel üks positiivne uudis on see, et ma sain teada, et Iraanis peale tähevärava on veel kaks allikat, energia sellist, kuidas öelda. Generaatorit. Äkki või? Ma ei oska öelda, jah, sealt tuleb ikka nagu selline hästi võimas energia tuleb alt ülesse. Ja ma läksin sinna juurde, panin kõigepealt sinna käe sisse, et noh, ma ei tea ju, mis seal toimub, eks ju, aga energia on jah hästi kõrges sageduses. Ja siis, kui käega midagi ei juhtunud, siis ma läksin ise ka sealt läbi. Ja mingid tükid tulid küljest ära, et ilmselt peab vaatama karburaatori üle uuesti ja midagi mul küljes oli igatahes. Ja siis ma hakkasin mängima nagu sellise mõttega, ma otseselt ei suhelnud, aga see tundub, et see energia on niisugune intelligentne selles mõttes, et ma sain teada, et kui sa olened, mis seisundis sa sinna lähed selle energia juurde. Et kui sul on nagu, kuidas öelda, ei ole kõige paremad plaanid sellega, siis ta lihtsalt kõrvetab sind. Ja loomulikult mängisin läbi ka sellise versiooni, kus jällegi Ameerika sõdurid üritavad seda ära viia, nad ju proovivad kõik Ameerikasse tirida, eks ju. Siis see ei õnnestu, lihtsalt nad saavad surma seal kõik, kes seda üritavad teha ümberringi. Sealt väljub niisugune mingisugune energeetiline välk või kuidas ma seda nimetan. Ja näiteks
mõttes mängisin läbi selle, kuidas ta pannakse Faraday puuri, siin puur sulas üles lihtsalt. Ühesõnaga, tegu on väga võimsa energiaga, seda ei saa liigutada sealt, aga seda saab levitada. Nii et ma natuke tegelen sellega, kuidas teda saaks transportida näiteks Eestisse kas või Balti riikidesse või kuhu iganes seal, seda jagub kõvasti seal. Ja ma olen jah kasutanud praegust, kuna tegu on nagu hästi minu jaoks ka värske asjaga, siis puhastamiseks lihtsalt. Sealt paar korda alguses proovisin nagu minna ülevale, seal on see, kuidas öelda, surve on nagu nõrgem, aga ikka tuleb minna allapoole, kus puhub täiega läbi. Et sellised kaks võimast energiat tulevad sealt välja. Aga see on jälle nii, et aga miks nad siis enne ei tulnud, on ju? Kus nad siis enne olid? Ja tuli ka selline info, et kes seda nagu valdab, seda energiat, et see siis ka valdab inimesi. Ehk siis, minul seda ambitsiooni ei ole, et ma sealt kuidagi omastan selle, ma ei tea, mismoodi, eks. Aga keegi kindlasti mõtleb selle peale, et jaa, see on vaja kuskile ära tirida ja siis ma olen kunn, eks ju. Et selline asi on olemas ja praegust ma nagu ise ka praegust uurin veel, et vaatan, mis ma teada saan sealt ja siis järgmises videos saab jälle nii-öelda järge rääkida. Nii et soovin kõigile siis ilusat kevadet ja edaspidiseks ja kuidas seal oli, palju õnne isiklikus elus ja seal oli kunagi oli niisugune edu töös ja õnne isiklikus elus. Just, midagi sarnast just. Ja midagi taolist. No nii. Igal juhul suur tänu, Toomas, ja jääme ootama siis järge sellele. Okei, ilusat päeva. Ja ilusat päeva.